Oma saates me oleme rääkinud erinevatest põllumajandus- ja aiahooldustehnikatest üsna mitmel korral. Valdavalt oleme keskendunud seadmetele, mis on siis mõeldud just niisuguse suurema krundi omanikule või kommunaalteenuste pakkujatele. Aga tegelikult omamoodi põnev valdkond, mida me puudutanud eriti ei ole, on suurpõllumajandus. Seal, kus masinad on väga suured, seadmed on väga võimsad. Oleme siin messil külas Totnuva Baltiku boksis, kus on tõeliselt suured masinad ja uurime natuke lähemalt selle kohta, kus need kasutatakse ja mis need endast kujutavad. Me räägime sissejuhatuseks mõne sõnaga lähemalt üldse Eesti põllumajandusest kui sellisest. Kui suur on Eesti põllumajandus ja Eesti põllupidajad? Eesti põllupidaja on ikkagi valdavalt suur, ka Euroopa mõistes suur ja väga suur. Ütleme niimoodi, et kui Soomes on suurpõllumees 200 hektari peal, siis meie jaoks võib-olla 200 hektarist algab esimene klient, kellele meil üldse midagi pakkuda on oma tootevalikust. Et Eesti siis põllumajandus kasutavad masinad, nii traktorid, kombainid, haakeriistad, need on ikkagi suurimad, võimsamad, mida maailmas üldse toodetakse tänasel päeval. Alustuseks siis traktoritest, mis siis veavad haakeriistu erinevaid, et traktorid, meil on kõige väiksem traktor, võib-olla selline 100 hooboline, aga siis tipneb 650 hoobolise traktoriga, mis ongi siis üks selline kõige suuremaid üldse, mida on võimalik Eestis osta täna ja üks suurimaid, mida toodetakse maailmas. Samamoodi on näiteks siis teraviljakombainidega, et need ongi tippmudelid nii meie poolt tarnitavate seadmete puhul kui ka siis ka kõik konkureerivad ettevõtted, et maailma suurimad masinad, võimsamad. Ja nendele suurtele võimsatele masinatele käivad külge ka ilmselt väga suured ja väga võimsad seadmed. Jah, seda küll, et olgugi, et jällegi siin on võib-olla jah, et meie siis põllumassiivid jah, et ei ole küll, üksikud massiivid ei ole nii suured, aga jah, töölaiusesse, kui me siin räägime ikkagi haakeriistadest, me tahame teha 8-12 taimekaitsepritside puhul kuni 36 meetrit töölaiusega opereerida, et saada tootlikkust. Kui ma nüüd vaatan neid traktorite kabiine, siis seal tundub olevat neid nuppe ja juhthoobasid rohkem kui lennuki kokpitis. Et küll me oleme jõudnud näiteks selleni, et ma lihtsalt toon näite, et kus erinevatel operaatoritel siis on erinevad soovid selles osas, mida mingi nupp teeb. Ehk siis traktori iga nuppu on võimalik seadistada vastavalt sellele, mida operaator tahab, et mis oleks selle teise või kolmanda sõrme all, eks. Ja kuni sinnani välja, et on traktoril eraldi võtmed, ühel juhil on üks võti, teisel juhil on teine võti, näeb välja nagu autosignalisatsiooni pult, et kui võtme number 1 omanik Ants teeb traktori lukust lahti, siis nupud töötavad nii, nagu tema tahab, tuleb Jüri, teeb oma võtmega lahti, siis töötavad nupud nii, nagu Jüri need on seadistanud. No ja teine asi see, et tänapäeva kaasaegses ühiskonnas ma kujutan ette, et need traktorid on juba nii targad, et kas neid üldse enam juhtima peab? Ja traktorid põllule tuleb viia. Küll aga kui need traktorid on põllule jõudnud, siis need traktorid sõidavad 2,5 sentimeetri täpsusega automaatselt seal, kus nad on määratud sõitma eelnevalt. Mida see on toonud põllumajandusse see, et traktori juhtimine sedaviisi on automatiseeritud? Miks see kasulik on? Kasulik on see eeskätt sellepärast, et operaator väsib vähem. Et mida vähem operaator peab kaasa mõtlema masinaga, mida vähem ta peab tõmbama erinevaid kange, näppima lüliteid, seda vähem ta väsib. Ta jõuab päeva jooksul rohkem teha. Sellise keerulise traktori puhul ma saan aru, et mingi osa sellest on kohapeal programmeeritav, aga ilmselt, et see ostmisel on ka neid nüansse rohkem ikkagi kui sõiduauto endale tellimisel. Ja absoluutselt, et need masinad on võimalik komplekteerida väga nagu erinevalt, et vastavalt sellele, et milline on selle täpne kasutusotstarve. Et seega ei ole mõtet traktorile lisada funktsioone, mida tootjale vaja ei ole. Ja sama kehtib ka näiteks kõikide nende seadmete puhul, mis siis haagitakse traktorile järgi, et üks asi on selle seadme siis töölaius ja võib-olla tööorgani kuju, aga teist küljest ka kõik lisavarustus, mida sinna on võimalik siis kas juurde panna või ära võtta, et vastavalt nii, nagu keegi soovib, selles mõttes universaalset riista ei ole olemas, nii nagu ei ole olemas ka absoluutselt tõde. Et eks igal tootjal on oma tõde ja iga tootja ise teab, et kas ta siis otsustab oma kogemuse põhjal või ta ka vaatab ringi, enamasti vaadatakse ringi, mida naabrimehed teevad ja tingimused võivad olla väga muutuvad, isegi samas põllumassiivis võivad olla tingimused väga erinevad.
Ja nüüd, kui see traktori valik on tehtud, tulgu see informatsioon, kust ta siis tuleb, siis tegelikult järgmine oluline osa traktori elutsüklis on see, et seda tuleb ka korras hoida. Ja kahtlemata, et väga oluline on selle masina siis igapäevane elementaarne hoolduspuhastamine, aga nüüd, mis puudutab siis hooldusintervalle, hooldustsükleid, et ongi, et masinad tuleb, kuna masinad töötavad suure koormusega, siis need on vaja õigeaegselt hooldada. Ja siis kõikidele oma masinatele, mida me müüme, pakume hooldust, vajadusel remonti, varuosi, et see käib kõik sellega kaasas. Selle loo lõpetuseks tahaksin ma saata kõige soojemad tervitused kõikidele põllumeestele, esiteks oma küla põllumeestele ja ka kõigile ülejäänud Eesti põllumeestele ja ma loodan, et see aasta tuleb hea ilm ja teil tulevad head lõikused.